Tere taas, kallid kuulajad, ja jätkame oma pajatusi Kalevi kaugest teekonnast läände, kus ta eesmärgiks oli kosida kaunis kaasa. Leskmaine Linda, kelle tarmukus ja terav mõistus oli jõudnud Kalevi kõrvu ja kes tahtis veenduda nii selles kui ka juttudest Linda iludusest ja sellest, kas temast oleks väärilist kaasat Kalevile kuninga kõrvale kuningannana, et valitseda Kalevi loodud kuningriiki Virumaal. Aga enne kui jätkame, tahan tutvustada teile selle podcasti sponsorit firmat Cyberplanetit. Firma Cyberplanet on Eesti firma, mis tegutseb aastast 2016 Tallinnas ning kelle peamised tegevusalad on IT-alased konsultatsioonid ja tehisintellekti juurutamisega seotud teenused. Sellegi podcasti juures kasutan mina nende teenust pidevalt ja kuigi nad palusid mulle öelda, et tegu on nende meelest arvatavasti ühe parimate AI automatiseerimisteenuste pakkumisega sotsiaalmeedia ja muude IT-protsesside juures, siis usun minagi, et see võib nii olla. Igal juhul külastage meie sponsori veebilehte cyberplanet.tech. Järgides valget lindu jõudsid Kalev ja tema kaaslased peagi ranniku lähedale, kuid lind ei juhtinud neid tavalisse sadamasse ega kidisesse randa. Ta viis nad peidetud vahesoppi, mida kaitsesid kõrged kaldad ja mille suu oli mere poole peaaegu nähtamatu. Seal oli vesi vaikne ja selge, liiv kuldne ja puhas. See oli paik, kuhu võõras ei sattunud ja mida teadsid vaid need, kes tundsid selle maa salakeeli. Lind ise maandus kõrgel rannakaljul, jäädes justkui valvama. Randumine toimus vaikselt. Mehed lasid aerud hääletult vette ja tüürisid laeva ettevaatlikult madalasse vette. Esimene, kes üle laevaparda astus ja oma jala sellele pühale maale pani, oli Kalev ise. Räägitakse, et kui tema jalg puudutas liiva, sosistas tuul puulatvades tervituse ja hetkeks jäi kogu loodus hiirvaikseks, justkui tunnistades vägilase saabumist. Ta ei tormanud maale, vaid seisis hetke, silmitsedes ümbrust sügava hardusega. Seejärel kahlasid teised mehed maale, tõmmates laeva nina kindlalt liivale, et meri seda tagasi ei viiks. Ankrut ei heidetud, sest sellises rahulikus paigas polnud seda vaja. Kõik toimus vaikselt ja väärikalt, sest mehed mõistsid, et nad ei ole jõudnud tavalisse randa. Nad olid jõudnud Lindamaale, paika, mis oli sama eriline ja kaunis kui naine ise. Nii astus Kalev maale, mitte kui võõras, vaid kui oodatu ja tema süda teadis, et sellel rannal ootab teda tema saatus.